Tere õhtust! Kätte on jõudnud juba 3. mai ja aeg on jälle lugeda. Me oleme jäänud lõugade juurde. Kui surume lõuad tugevasti kokku, sulgeme end välismaailma eest. Me pingutame, et mitte kaotada külma närvi. Mis juhtuks, kui sa lõuad lõdvestaksid? Kas purskaksid välja sobimatuid emotsioone või siis pääseks sisse miski, mida sa sisse lasta ei taha? Kokku pigistatud lõuad viitavad tagasi hoitud või keset voolamist peatatud pisaratele. Võib-olla maha surutud viha tõttu. Kas püüad millegi toimumist peatada? Kas tunned, et peaksid oma suu kinni hoidma? Siis ütled alati midagi valesti või räägid liiga palju. Lõugadega seotud probleemid on tavaliselt tingitud sellest, et hoiad millestki väga kõvasti kinni. Me kiristame hambaid pettumusest või ärritusest, osutades kuhjunud emotsioonidele või allasurutud agressiivsusele, mis on lõualuusse kinni jäänud. Hammaste kiristamist võivad põhjustada stress ja hirm. Siin on tähtis sügav lõdvestumine. Laste puhul võib see viidata maha surutud tunnetele ühe või mõlema vanema suhtes, ebakindlusele ja hirmule kodu või kooli ees. Kurk on kahesuunaline sild, mis ühendab omavahel südant ja pead, meelt ja keha. Tal on 2 tähtsat ülesannet: võtta vastu õhku, toitu, vedelikke ja tegelikkust ning saata välja mõtteid ja tundeid. Selles peatükis vaatleme peamiselt kurk osa toitumisest. Osana seedesüsteemist on kurk haavatav ja õrn, ometi hoiab ta alal kogu meie elukorraldust. Kui toit on suus, kontrollime me seda teadlikult. Kuid kui oleme selle alla neelanud, algab automaatne seedeprotsess. Nüüd loobume kontrollist, edasine oleneb tahtejõust ja enesekindlusest. Kui topime vägisi toitu suhu või tunneme, et sööme sunniviisil, siis oleme konfliktis isikliku tahtega. Samamoodi, nagu me toitu neelame, neelame ka tegelikkust, mõtteid, ideid, tundeid, sündmusi ja kogemusi. Neelamine on nagu muutuda laskmine. Me võime kurgu sulgedes muutustele vastu seista, aga me võime ka end usaldavalt muutustele avada. Midagi alla neelata tähendab sellesse uskuda. Kui me neelame tegelikkuse alla, siis võtame selle oma olemuse vastu. Kui tegelikkus on vastuvõetamatu, siis on meil raske neelata või läheb kurk paiste ja hakkab valutama. Kas sa neelad oma uhkuse alla või neelad alla haiget saanud tunded, ebaõnnestumised, häbi, süütunde ja pettumuse? Mida sa ei taha neelata, mis tekitab valu? Võib-olla ei taha me oma tegelikkust vastu võtta või püüame tundeid tagasi hoida, eriti kui need pole heakskiidetavad või õiged. Selline allasurumine tekitab suure pinge ja stressi ning võib mõjutada kogu ülejäänud seede elundkonda. Peame saama kontakti oma tunnetega ja andma neile hääle, et nad võiksid kõnelda. Magu. Toit liigub suust söögitoru kaudu makku, kus seedimisprotsess jätkub. Seedimine sümboliseerib võimet võtta endasse vajalik ja anda vabaks see, mida vaja ei ole. Kas sa tead, mis on sulle hea? Kas sind kipuvad mõjutama asjad, mis ei ole sulle head?
Terve seedimine tähendab, et sa suudad teistelt vastu võtta ja endale anda. Ilma selleta võib sul olla pidev himu, soov rahuldada varjatud vajadusi või nende vajaduste tugev eitamine ja tagasitõrjumine. Me hoiame maas oma muresid. Seedensüümid segunevad ärevusega, kuni toimuvat enam välja ei kannata. Ärevuse vaigistamiseks kasutame alati toitu. Isu. Meie suhe toiduga on tihedalt seotud sellega, kuivõrd hästi oleme emotsionaalselt toidetud või armastatud. Söömine ja neelamine sümboliseerivad tegelikkuse endasse võtmist ja omastamist. Isu suureneb tavaliselt reaktsioonina emotsionaalsele valule. Söömine on püüd täita põhjatud auku oma sisemuses. Laps võib süüa rohkem selleks, et vanemad teda kiidaksid, sest armastus, mida tegelikult on vaja, pole kätte saada. Meeletu õgardlik isu viitab inimesele, kes neelab informatsiooni, kogemusi, suhteid, kuid võib jätta märkamata vihjed ja neid sisaldava tarkuse, sest neelab need liiga kiiresti alla. Isutus. Isutus võib viidata soovile maailmast tagasi tõmbuda, lakata seda vastu võtmast. Sageli ilmneb see inimeste juures, kelle suhe on purunenud. Nad võivad olla päevade kaupa söömata ja toita haava endas. See viitab väljendamata vajadusele, armastuse ja tähelepanu järele. Isu võib olla väike ka siis, kui energia suunatakse ümber füüsilisele tervenemisele. Isu puudus haiguse ajal on üsna tavaline. Anoreksia. Tegemist on nälja surma lähedase seisundiga, kus tarbitakse nii vähe toitu, et keha hakkab kuhtuma. See on väga lähedalt seotud raskustega toitu ja armastust vastu võtta, igatsedes hoolitsuse ja armastuse järele. Taandame oma olemasolu, justkui taandades sellega oma vajaduse armastuse järele. Võib esineda krooniline enese alahindamine, mille puhul me ei pea oma tundeid tähtsaks. Sellele väärtusetuse tundele annab sageli hoogu süü või häbitunne. Võib-olla on armastus olnud alati seotud mingite tingimustega, põhinenud saavutustele ja edul või sõltunud sellest, kui palju me teistele anname. Ometi on olemas suur igatsus olla armastatud sellisena, nagu sa oled, tingimusteta. Kas tunned, et sa pole küllalt hea, et sa pole hoolitsust ja armastust väärt? Kas arvad, et pead teisi aitama ja endast mitte hoolima? Kas on vale tunnustada oma vajadusi? Tavaliselt on anoreksia seotud tugeva sooviga olla väike, veelgi väiksem, tähelepandamatu ja kaduda tagaplaanile. Aga millest väiksem? Mis juhtub, kui sind märgatakse? Kas sa eitad oma vajadust kiindumuse järele? Anoreksia tekib sageli siis, kui tunned, et sa ei kontrolli toimuvat. Võib olla dominantsete vanemate, õpetajate või elumuutuste tõttu. Ja üks võimalus kontrolli saavutada on toidule piir panna, mis on ka üks viis tundeid piirata. Täiuslikku kontrolli oled saavutanud siis, kui emotsioonid enam ei väljendu. Seda seisundit esineb sagedamini tüdrukutel, eriti ajal, mil nad saavad seksuaalselt küpseks ja kogevad emotsionaalseid torme, mis selle muutuse perioodiga võivad kaasneda. Mõne jaoks on need väga arusuuvad, eriti füüsilised muutused, mis tunduvad täiesti kontrollimatutena. Kõhnumisega kaasneb kõigi sensuaalsuse, ihaldatuse ja ähvardava naisseisusega seotud tunnete kadumine. See hoiab keha lapseliku ebaküpse ala arenuna.
Isegi menstruatsioon võib ära jääda. Tegemist on sooviga põgeneda täielikult kehaga seotud tegelikkuse ja kõigi nende tunnete eest, eriti naiseks saamise eest. Võib-olla kasvad liiga kiiresti või on ühiskondlik surve teatud kindla välimuse või oleku osas liiga tugev. Oluline on armastada ennast sellisena, nagu oled. Bulimia. Tegu on erinevate söömishäirete kombinatsiooniga. Salajased söömaorgiad, millele järgneb süütunne ja esile kutsutud oksendamine. Siin on konfliktis igatsusega ühendatud meeleheitlik soov olla täiuslik, ideaalse, saleda kehaga. On hirm süüa ja samaaegselt soov olla vaba. Nende kahe vahel lõksus tekib vastumeelsus enda suhtes ja süütunne. Meeleheitlik söömine või söömine selleks, et pärast kõik välja puistata, näitab, et söömisega surutakse alla palju emotsioone. Oksendamine on hoolitsusest keeldumine, kuna me ei lase mitte millelgi ennast sisimas puudutada. See on meeleheitlik katse säilitada kontrolli oma tunnete üle. Kui toit sümboliseerib emotsioone, siis millised tunded sa välja viskad, enne kui need sind mõjutama hakkavad? Millist osa endast sa nii jõuliselt eitad ja mida kardad? Tüsedus. Täna nina sügeleb millegi pärast. Toit ja armastus on tihedalt seotud, nii et emotsionaalse kaotuse ja sageduse aegadel tundub magu tohutu auguna, mis vajab täitmist. Toit surub maha meie tõelised tunded. Mida rohkem me sööme, seda vähem me tunneme. Samal ajal ehitame enda ümber müüri, millest vaid vähene suudab läbi tungida. Paljud liigsöömise juhtumid leiavad aset sügava emotsionaalse valu või kaotuse tagajärjel ja liigne kaal on justkui kaitse edasiste haiget saamiste vastu. See blokeerib ka meie enda tunded. Me muutume tuimaks selle suhtes, mida tegelikult sisimas tunneme. Sundsöömise taga on sageli varjul lein või häbi. Paljud naised koguvad liigset kaalu puusadele, reitele. Kui katame kinni seksuaalsusega seotud kehapiirkonna, siis lülitame tunded välja. Tüseduse puhul on tegemist igatsusega armastuse järele, koos hirmuga armastada või olla armastatud. Võib olla minevikust pärit haiget saamise, kaotuse või valu tõttu. Liigne paksus viitab kinnihoidmisele, kalduvusele klammerduda, eriti suhtumiste, mõttemustrite külge, mis meie käitumist õigustavad. See loob võltsi turvatunde, arvamuse, et oleme kaitstud tunnete ja haiget saamise eest. Samuti viitab see kontrolli kaotamisele ning sisemisele lootusetusele ja enesest lugupidamise puudumisele. Kaalu vähendamiseks peame uurima oma kalduvust, mida kaal meile tähendab ja millised tunded on meie kaalu varjul. Ära keskendu sellele, mis sinu kaaluga valesti on, vaid hakka uurima selle eeliseid. Proovi kirja panna kõik tüseduse eelised, mida sa saad tänu tüsedusele teha ja mida ei pea tegema. Kas tunned end selle tõttu turvaliselt? Uurid, millised probleemid on peidus liigse kaalu taga. Kas märkad, milliste hoiakute ja tunnete külge sa klammerdud? Mis sinuga emotsionaalselt toimus, kui sa tüsenema hakkasid? Kas sulle anti armastuse asemel süüa? Kas sa tundsid, et sul pole isiklikku jõudu või kaotasid kontrolli ega teadnud, kuidas oma jõud tagasi saada? Kas sa naudid jõuetust? Kas vajad armastust? Seejärel uuri, mis tunne oleks olla sale? Kuidas see sind muudaks? Mida sellist sa teeksid, mida praegu ei tee? Millised kehaosad
hakkaksid välja paistma, kui su kaal väheneks. Kas sinu seksuaalsus hakkab välja paistma? Kas sa oleksid hirmunud või tunneksid end ebakindlalt? Kas sul tekiks tunne, nagu poleks ennast kuhugi varjata? Kas saledus tähendab enda eest vastutamist? Kas sellega kaasnevad emotsionaalsed raskused? Mida paksemad me oleme, seda tõenäolisem on, et me tõukame endast eemale ja tunneme end inetuna või ebaarmastusväärsena. Kaalukaotus leiab aset tänu põhjalikule nihkele suhtumises, mis algab iseenda heakskiitmisest sellisena, nagu sa oled. Me peame andma iseendale armastust, mille järel igatseme. Seejärel saame hakata tegelema nende hirmukihtidega, mis asuvad liigse kaalu all. Seedehäired. Seedehäired esinevad siis, kui seeditav tegelikkus on liiga kibe või happu või kui seda on liiga palju ning me ei suuda säärast taaka enam välja kannatada. Maohape on aktiveerunud. Millise hapu tegelikkuse sa oled alla neelanud? Mida sul on nii raske omastada ja mis teeb su olemise nii hapuks? Kas sa neelad alla agressiivseid tundeid, näiteks viha ja ärrituse? Kas muutud sisemiselt kellegi või millegi suhtes agressiivseks? Seedehäiretega võivad kaasneda kõrvetised, mis ütlevad meile, et peaksime välja selgitama, mis meid tegelikult kõrvetab. Iiveldus. Iiveldus viitab sellele, et miski klopib meie tunded segi valel viisil. Kui me oksendame, siis on meil vaja midagi endast välja visata. See on vastuseisu või isegi vastumeelsuse füüsiline väljendus. On midagi, mida me ei taha endasse võtta ja ära seedida või millega me ei taha tegelda. Mis tekitab sinus emotsionaalset vastumeelsust? Kas sa tõukad ära mõne osa iseendast? Mida see osa sinust peaks tegema, et sa teda tunnustaksid? Maohaavad. Maohaavad tekivad, kui meie tegelikkus on muutumas sööbivaks, asudes kulutama meie stabiilsust ja toimetulekumehhanismi. See võib tekkida viirusest, viidates, et miski väljastpoolt mõjutab meid tugevasti. Me võime teistelt endasse liiga palju hapet võtta või hävitavad meid meie enda tunded. Kuna seedemahlad ärritavad maohaavu, siis tekivad need sageli siis, kui oleme liiga suure pinge all. Kui muretseme raha või tööasjade, suhete või oma rolli pärast maailmas. Võtmesõnaks on muretsemine, tundub nagu näriks meid mure. Haavad tekitavad tunde, nagu oleksime vermeis ja kaitsetud, nagu poleks meil kuhugi varjule minna. Võib esineda ka allasurutud agressiivsust, soovi kätte maksta või kellelegi nähvata. Tunneme suurt vajadust olla hellitatud ja hoitud, pöörduda tagasi turvalisse seisundisse, kus meie eest hoolitsetakse, nagu siis, kui peame sööma imikutoitu. Nii, et siin jätame nüüd pooleli. Selleks on tänane lugemine lõppenud ja ma arvan, et homme loeme uuesti.